nii tormiliselt pole alanud, aga eks ka võib-olla vastasmeeskonna kriis. Ja mängib sinna väga peenelt praegu Harju Laagri, kas tuleb esimene ära? Jaa! Ei tule! Väga napilt meetrike ehk mööda on seal ka rikošett Kalju mängijatest ja tuleb vasakule äärele, Kesa hästi suudab selle väljakul hoida ja pikendada. Ja siit on nüüd äkki Eermel võimalus. 2 Kalju meest teda jälgimas, aga Eermel läheb oivaliselt läbi, läheb ka löögile ja seal Vucic blokeerib löögi. Mõlemad Harju ründajad on saanud vähemalt ühe korra seal kenasti purjetada ja konksutada ja ohtlikult löögile jõuda, kui nüüd tuleb ka siit Nõmme Kaljult löök raami. Nägime siin ka palli valdamist. Ivanov kohe palliga ka, mängitakse nurgalöök lühikesega lahti, tuleb senderdus tagumisse posti, hästi saab sealt taas kord löögile. Ei, oli ikka. Musoliitin sai kollase. Kui nüüd Kaljul suurepärane variant, Menni langes, lööb enda 10. värava, lööb üle värava! Milline šanss, no see oli küll Kaljul täna parim võimalus skoori avamiseks. Harju Laagri meeskond teab, kui nüüd Kaljul variant tekkimas. Nikolajev läheb löögile, 1-0! Värava autoriks Aleksandr Nikolajev vasakult äärelt. Ülitäpse löögiga tagumise posti kõrvale. Läks siin täiesti püüdmatult Vainula kõhu või käe alt läbi ja lihtsalt ei ulatunud Laagri värava tõrjele. Natukene õnnetu värav nüüd võib-olla Harju poolt vaadates, kes seda teist poolega küllaltki hästi oli alustanud. Ja kui nüüd tuleb siin kohe ka vahetus, võetakse platsilt ära number 16, Kristjan Kriis, kellel kollane kaart ka all. Näeme siin kordusest veel siis. Tuleb selline loll pallikaotus, kui nii öelda. Nikolajevil vasakul äärel on ruumi. Kaitse võib-olla jätab natukene liiga palju ruumi talle. Ja tuleb ülitäpne löök tagumisse posti kõrvale. Siis jah, pallikaotuse põhjustas Martin-Henrik Element. Nikolajevil on ruumi, tõuseb, võtab vasaku jala peale ja pall posti kõrvale. Oli mänguline olukord. Ja nüüd Nikolajev paistab, et on saamas kollast kaarti või otse punast. Mis siin nüüd toimub, läheb päris käest ära. Nikolajevil on punane. Ja jälgime, mis siin nüüd toimub. Nikolajev näitab varri käe märki muidugi. Aga vaatame edasi. Ekraanile võimalikult lähedal, et näha isegi oma silmaga seda asja. Vaatame, mis nüüd siis kohtuniku otsus on. Punast kaarti siin nüüd ikkagi hakatakse tühistama, nii nagu ma arvasin. Aga kollane kaart siit tuleb. Harju saab palli kätte. Keskväljal. Musoliitin jõuab pallini esimesena, läheb löögile, aga löök oma 1,5-2 meetrit. Siiski väravaht kohtunikud sellistes situatsioonides kaitsevad ja kollane kaart õigustatud. No nii, kas nüüd on mängu lõpetamine Kalju teha? Tuleb löök ja värav! 2-0, Danil Sečugov. Aga lõpuvile kõlab ja Kalju saab siit ülimalt raske võidu, nii nagu eelmine kord, toona võideti 2-0. Minuga siin Kalju kapten Henri Berk. Esimesed emotsioonid, millised? Väga raske mäng ja väga õnnelikud, et lõime ees ära ja hoidsime taga 0. Räägime korra sinust ka, olid siin mängu jooksul 2 korral mingisuguse traumaga vigastusega kimpus. Mis seal täpsemalt? Ja ütleme nii, et natukene tõmbab, siis on vaja aeg maha võtta ja see, mis lõpus toimus, see minu jaoks ei ole aktsepteeritav kuidagi, aga normaalne, aga see on jalgpall. Olgu, tuleme korra selle mängu juurde tagasi. Eelmine kord, kui esimeses ringis kohtusite seis 2-0 mängupilt, kas oli sarnane, kas oli võitlus sarnane või kuidas need mängud omavahel erinesid? Ja ma ütleks, et väga sarnased, et väga võitluslikud, nendega on alati sellised rasked mängud nii seal kui ka siin, et väga sarnased mängud. Hea oli, et me suutsime ees ära lüüa, siis muidugi jäime surve alla, pidime lõpus kannatama, aga kaitses täiesti ebareaalselt hea töö kogu kaitseliini poolt, et see, kuidas me võidame kaitses duelle, teisi palle, blokeerime lööke, et mul on meeskonnale ainult suur kummardus, et minu töö tehakse lihtsalt, et nopin neid kõrged pallid ära ja taga 0.
Esimest poolaega võib-olla võiks öelda, mõlemad meeskonnad alustasid üsna võrdselt, palli valdamine oli seal 15-20 minutil võrdne 50-50. Seejärel haarasite initsiatiivi. Mida te enda mängus muutsite, et see palli valdamine ja selgelt domineerimine teie poolt niivõrd palju kasvas esimese poole lõpus? Me teadsime selgelt, et meil on vaja intensiivselt mängida nende vastu ja nad olid tegelikult suhteliselt väsinud, vähemalt tundus esimese poole lõpus, et tahtsime läbi äärte rünnatus, oli meie plaan, panime palle kasti, esimene poolaeg küll ära ei löönud, aga kindlasti oleks tahtnud selle surve pealt saavutada natuke enamat, et otseselt midagi muutunud, lihtsalt mängisime intensiivsemalt. Vahel, mida peatreener Andreev teile ütles? Et jätkame samamoodi ja puhkame ja siis teisele poolele veel suurema energiaga. Mingi hetk, kui te oma värava kätte saite teise poole alguses, oli tunda, et janunete teise järgi, kuid siis järjest enam sai Harju mängu tagasi. Kas muutsite midagi taktikaliselt või lihtsalt, kuidas teie näete, mis muutus väljakul? Eks ta on psühholoogiline efekt ka kindlasti, et oled eduseisus, hakkad hoidma rohkem ja mängisime rohkem kontrate peale, oli võimalus teine ära lüüa. Et laagris õnnestus see teine ära lüüa, sai natukene nii-öelda seda pinget mängust välja meie jaoks, aga siin ei õnnestunud, aga jällegi, kui kaitses hoiame ära, siis kõik on hästi. Olgu, kuidas järgmistele vastu lähete? Plaan kõik ära võita või kuidas? Nõmme Kalju lähebki igat mängu alati võitma, et see on plaan. Meil on nüüd äkki umbes 10 päeva vaba 2 mängu vahel, et kindlasti puhkame natukene ja siis alustame järgmine nädal sama intensiivsusega. Selge, aitäh Henri, edu teile järgmisteks mängudeks. On Laes, kirjelda neid. Jah, ütleme niimoodi, et kohati sõnatu, et iseendale jäi küll tunne sisse, et oleks võinud täna midagi siit kaasa saada. Kas või punkti, et selles mõttes olime nagu lõpuni hästi mängus sees, et lõpuks nagu nemad vajusid pigem ära ja meie surusime peale. Kui võrrelda seda mängu esimese ringi kohtumisega, siis Henri leidis siin, et oli üsna sarnane. Kuidas teie meelest? Eks ma ütlekski, et Kaljuga on kõik mängud siuksed jah, võib öelda tõesti sarnased, et siuksed hästi võitluslikud ja võib-olla hästi palju nagu taktikaliselt siukest nagu mängimist nii-öelda. Et jah, kahjuks täna jäi Kalju uuesti peale. Tuleme selle mängu ettevalmistuse juurde. Kuidas teid peatreener selleks kohtumiseks ette valmistas? Missugune oli taktikaline plaan? Kas hoida mängutõmpat võimalikult madalal, nõelate kontratega, nii nagu esimesed 15-20 minutit mäng tundus, et läheb, või oli teil mingisugune teine skeem? No, eks me olemegi mängustiilid pigem siuksed, kes proovivad kiiremate rünnakutega asju lahendada, et noh, ütleme, et iga mäng meil on omad kindlad printsiibid, mille järgi me mängime, et selles mõttes nendes asjades nagu ei muutnud, lihtsalt võib-olla positsiooni mõistes natukene, et kus leida mingites kohtades rohkem ülekaale, et väga nagu detaili ei hakka siin minema. Olgu, arusaadav. Esimene poolaeg alustasite hästi, oli palli valdamine seal keset poolaega peaaegu 50-50, siis järjest enam sai Kalju mängu sisse. Mille arvelt see tuli? Ma ütleks, et lihtsalt me ei suutnud palli säilitada, et tihti oli, et nemad võitsid, kas siis, kui me saime nagu kastis klaarima, et võitsid kas esimesed või teised pallid, et siis oligi see, et endal raske, et vahepeal ongi vaja neid momente nagu tunnetada, et kas siis võluda mingi viga välja ründajatel või siis jah, veel võitluslikumalt nagu võita neid palle, et siis oma tiimile säilitada ja siis sealt nagu rünnakut uuesti alustada. Mida vahel teile treener rääkis? Seis oli 0-0, olite jäänud kergelt rongi alla esimese poole lõpus, aga teine poolaeg algas ju üsna hästi, kui järsku tuli see õnnetu värav. Jaa, et no jällegi mõned nagu taktikalised nüansid lihtsalt käisime üle, et kuidas paremini nii kaitses kui ka rünnakul teha. Et jah, ja siis no lõppude lõpuks väga palju nagu mängupilt, ma ütleks, et ei muutunud kuni väravani, et siis nagu rohkem saime või ma ütleks, et nad andsid initsiatiivi ära, et nad hoidsid nagu täiega kaitses kinni. Kas teil oli mingisugune plaan ka, et kui peaksite kaotusseisu jääma, mida te mänguliselt muudate või see oli pigem selline emotsionaalne tavaline 1-0 eduseisus olemine ja selline klassikaline situatsioon, et te saite pärast seda oluliselt rohkem mängu sisse? No eks meil oli mõned nagu võib-olla täiesti lõpus, et kui näha, et Laur läks nagu ettepoole, et võib-olla sirgjoonelisemalt otsida, et võib-olla nagu see ainuke nagu erinevus.
Kuidas kirjeldad seda situatsiooni, mis siin lisaaega kõvasti ka meile juurde tõi, et oli siin Nikolaevile esmalt punane, seejärel videokohtunikud tühistasid selle, mängisid seal palli siiski. Kuidas sina seda läbi oma silmade väljaku äärest nägid? Noh, ütleme, ma ausalt öeldes ei näinud seda momenti nii täpselt. Kohtunik selgitas ära, et ta, või noh, algselt nägi, nagu ta oleks läinud sirge jalaga talle sisse ja oleks olnud nagu jalas, kellel iganes ta vea tegi, et oleks kerge väändumine olnud, aga vaadati üle, järelikult ei olnud ja selle teise olukorra eest, mis ta seal veel käega soole tegi, et siis edetavalt see ei olnud näopiirkonnas, siis sealt nagu ei anta kaarti selle eest. Olgu, olete hooaega ülihästi alustanud, esimese 9 mängu järel olite esinelikus, nüüd on tulnud 4 kaotust järjest, neist 3 on olnud muru peal. Täna mängisite kunstmuru peal, kas võib öelda, et murumängud ei sobi teile või millest see on tulenenud, et 4 kaotust järjest? Siin pean korrektuure tegema, 2 on olnud, et eelmine oli laagris meil kodus, et no eks see on veidi arvata, et kui nagu me muidu nagu treenime oma kodus kunstil ja noh, eks me teeme ikka murul nagu eelnevalt nagu nädalakese trenni, aga see ongi tegelikult huvitav võib-olla statistikat teha, et vaadata, et kuidas on tulemused olnud murul versus kunstil, et eks tiimisiseselt oleme rääkinud, et osadel on murul veidi raskem. Mina isiklikult vahet ei tunne, aga jah, ütleme, et nagu nüüd võtta Pärnu mäng ja see mäng, et nagu midagi nagu traagilist ei ole selles mõttes, et lähme oma asjadega edasi ja nagu hooaja peale see nagu tasakaalustab, et küll need tulemused ka meie poole hakkavad tulema. Selge, edu, aitäh teile väga emotsionaalse ja ägeda mängu eest, edu teile järgmisteks kohtumisteks! Aitäh!